Hallo, et vahepeal hästi palju on juhtunud hästi lühikese ajaga ja need muutused on nagu sellisel vaimsel tasandil. Seda on huvitav nagu kogeda või vaadelda. Et näiteks mul on hästi head unenäod aga väliselt nagu ei ole mitte midagi. Ja, ja öösel on nagu mingid tohutud suured muutused unenägudes. Et mingid sellised seesmised protsessid on ju. Ja need muutused on nagu head asjad ja nägin vilksamisi unes ka siis seda vaimset võrgustikku, mis siis aitab kaasa maa peal viibivate inimeste valgustumisele. See on nagu plejaadidega koos ja tegelikult see on nagu, mulle näidati seda nagu niimoodi, et valgustada on väga lihtne ja pärast seda nagu algab see tõeline koostöö. Et nii ja naa on ja, et kas valgustuda on lihtne, et see oleneb täiesti sellest, kus inimene asub, on ju. Et öeldakse, et Jumalat on lihtne leida. See, kes otsib, on ju. Et ta on kergesti leitav. Ja kui meil nüüd suureneb see positiivne mõju selles vaimses sfääris või selles astraalis ja meil on nende rünnakute asemel on nagu sihuke positiivne toetus on ju selles astraalis või selles vaimses sfääris, siis on lihtsam ka inimestel areneda on ju. Et see on selles mõttes tegu on huvitava planeediga, et siin on palju erinevaid jõude. Osad on nagu madalamatel sagedustel, siuksed tumedad jõud on ju, kes on mingi negatiivsete agendadega. Ja siis on ka valgusjõud ja siis on veel ka hästi kõrged valgusjõud. Et see, ja nemad on kõik siin planeedil koos ja ütleme, mina olen uus siin planeedil ja ma näen nagu väga väikest osa sellest planeedist. Aga ikkagi ma olen nagu kokku puutunud eri nende olenditega on ju, kes on täiesti erinevatel sagedustel siin planeedil. Ja et kas valgustuda on lihtne? Et see oleneb täiesti selle olendi või selle inimese sagedusest on ju. Et mõni sünnibki on ja valgustub ja see on talle väga lihtne, mõni sünnibki nagu valgustunult ja siis mõni tuleb siia planeedile, nii et ta ei ole kunagi valgustunud on ju. Ja ta alles nagu kogeb läbi neid madalamaid sfääre on ju. Et siin on igast rahvast on ju. Et kui ma vaatan oma lapsi näiteks, siis mina lapsena ma ei olnud nii teadvel, ma ei olnud nii ärkvel. Ma ei olnud nagu nii vaimne. Ma olin siuke tavaline on ju. Et nemad on toodud nagu täiesti teise sagedusega on ju, kui mina olin lapsena.
et siin oli paar paar väikest, küsimust oli vahepeal, on ju. Et siin inimesed on nagu erinevates gruppides, erinevatel sagedusel ja neil on nagu sihuke konflikt omavahel, on ju. Mitte maailmavaateline, vaid lausa nagu usuline konflikt, et nende usud nagu on omavahel konfliktis, on ju. Ja siis selle ümber on ka nagu väiksemaid konflikte ehk siis maailmavaatelisi konflikte ja niimoodi. Ja, ja see on minu jaoks on võib-olla huvitav natuke vaadata kõrvalt, et kust nende mõtted on tulnud nagu, et ütleme, üks inimene on harjunud kuulama ühe grupi mõtteid ja teine inimene on harjunud kuulama teise grupi mõtteid. Ja kogu nende mõttemaailm ja jutt on nagu täiesti erinev, on ju. Ja, ja mind ei huvita selles mõttes see, mis saab. Mind, mind ei huvita, et nagu mis saab siin planeedil, aga mind huvitab nende inimeste nagu see areng, on ju. Et kuidas nemad saaksid valgustatud või midagi sellist, on ju. See mind nagu huvitab. Ja nagu me teame, siis see valgustus on hästi unikaalne kogemus ja igale inimesele täiesti erinev selles mõttes, et see on unikaalne, on ju. Ehk siis ei ole kahte ühesugust teed, aga on mingid kindlad reeglid, on ju, mida järgides siis, mida järgides me saame siis jõuda valgustuseni, on ju. Ja et sellega me nagu tegeleme. Nii.